Ja, üldine tunne on päris hea, et sai 50 kilomeetrit testi tehtud Saaremaal Undva-kandis ja proovisime erinevaid settinguid, et leidsime mugavamat, natukene ebamugavamat varianti, et kui siin väga palju sajab, siis tuleb kasutada ühte ja kui niisugune keskmiselt libe on, siis teist settingut, et mõlemad sai proovitud ja mingisugune tunnetus sai nagu sisse, et aga üldiselt jah, Saaremaane kohane väga libe ralli tuleb, et täna reedel peaks olema suht mõistlik libedus, aga öösel lubab jälle kõvasti vihma, et siis homme pikad Undva-katsed ja sellised arvatavasti saavad olema paras katsumus, et üritame siis kuidagi vaikselt minema hakata. Ma arvan, me lähme lihtsalt sõitma, et ei mingit pushimist, tahan auto tervelt koju tuua. See on põhiline eesmärk, et eesmärgid oleks võib-olla jah, top 5 või 6, aga vaatame juba jooksvalt, et oma klassis EM2-s tahaks ka nagu top 3 püüda, et ideaalis, aga see kõik oleneb täpselt sellest, et kui hästi ma ennast selle märja peal lõpuks tunnen, et vaatame katse haaval. 80, parem muidugi pikalt, 200 sirgu. Vasak 3,5, 40, vasak 1,5, lühike parem 3, kordan, lühike parem 3, 200, lühike, vasak 0, parem 2,5. Täiesti suurepärane, et ei oskagi sõnadesse seda kuidagi panna, et läbi kivide kändude lõpuks sai see katkestamise statistika lõpetatud, et 4 aastat olen siin järjest katkestanud ja nüüd siis sellise enda jaoks täiesti suurepärase tulemusega, et oma klassi 3. ja absoluudi 4, et super feeling, et tahakski tänada Ukut ja Uku sai väga suurepäraselt hakkama, minu arust tema kõige parem lugemine läbi aastate oli siin rallil, mis on kõige keerulisem ralli ja tahaks tänada kindlasti ka Otti viimse seadistusest, mis ta mulle siia peale pani ja Ivarit ja kogu OT Racingu tiimi, et kõik said suurepäraselt hakkama, et ja läbi kivide kändude me siia jõudsime, et tegime endale elu natukene ise raskeks ka. Esimesel päeval tegime siin tugeva spinni ja kaotasime kõvasti aega, et võib-olla kui oleksid ja poleksid, aga kui oleks seal õnnestunud esimene päev hea kohal lõpetada, oleks täna surunud võib-olla siis esimest kohta ka oma klassis. Aga läks nii, aga ma olen üliõnnelik, et see hooaeg niimoodi lõppes ja sellise tulemusega, et järgmisel aastal vaatame edasi, kuidas läheb. Jah, ütleme, et kokku palju me siis see aasta R5 autoga sõita saime. Ma arvan, et kas oli 4 rallit ja niisugune poolik hooaeg. Ja peaks ütlema, et tegemist on väga võimeka masinaga. Ma olen nii positiivselt üllatunud, et selline auto ja selliste võimetega, kui kiiresti saab sellega sõita ja peaks ütlema, et siiski pikk tee on minna veel, et ma siiski paljudes kohtades ei usu, mis see auto tegelikult reaalselt teha suudab ja väga palju jääb ikkagist
rooli ja tooli vahele kinni, et ütleme, et siin arenguruumi on, aga näha on, et siis ütleme, et hetkel on auto minust üle, aga ma annan endast parima, et pärast ise sellest üle olla tulevikus. Jah, ei, ütleme, et WRC sarja kindlasti sõitma ei hakka, et kui jätkan, siis kindlasti kodustel teedel, et võiks ju püüda järgmine aasta juba ka nii-öelda hooaja kokkuvõttes positiivset tulemust, et see oleks nagu oma karjäärile siis korralik punkt panna, et